Täna oleme tulnud kevadesse Rakvere koos talupidajatega Moostest, kes möödunud sügisel müüsid siia oma kartulisaagi. Nüüd on meestel viimane piir käes, sest üsna suurt osa oma rahast ei ole nad tänaseni kätte saanud. Miks see nii on, proovimegi selgusele jõuda. Setumaa talunik Margus Vassil pani mullu kevadel maha üsna suure koguse kartuleid. Sügisel ostis kogu saagi ära Rakvere ärinaine Aive Saaver. Margus kärutas 50 tonni kartuleid Rakvere OÜ talukaubad hoovile. Kauba eest maksmiseks oli aega 2 nädalat, kuid raha hakkas laekuma väga visalt. Esimene väike summa tilkus mingi nädal pärast seda viimast tähtaega ja siis hakkas nii riburada mööda tilkuma, nii et vahel 10 000 ja vahel seal vähem isegi ja üks summa oli kõige suurem oli 19 000, mis nad korraga andsid. Aga jah, siiamaani nad ei ole suutnud ikka oma võlga ära maksta ja nüüd minu tegemised, toimetused kõik seisavad selle taga. Praeguseks on Margusel saamata 50 000 krooni, kuid võlgnik OÜ talukaubad ainuosanik Aive Saaver meid just avasüli vastu ei võta. Me oleme teiega suhelnud nagu mitmeid kordi, te olete andnud meile erinevaid katteta lubadusi ja valetanud selle otseses mõttes. Te ei tohi tulla, palun. Lahkuge palun. Miks me ei tohi? Te ei tohi tulla. Miks me ei tohi teie ruumi tulla? Kas teie ruum... Palun lahkuge. Aga siis teie klient soovib teiega ikkagi suhelda? Aga ta soovib seda teha meie juuresolekul? Ei, ta ei tule üksi. See on teie viimane sõna. No selge pilt. Kommentaar ei ole rohkem. Suhteliselt suure tõenäosusega võib varsti saabuda platsile politsei ja proua Saaver väidab, et me kipume tema elu kallale. Mesikeelne kokkuostja on Margusele omal ajal maad ja taevad kokku lubanud, kuid maksmist üha edasi lükanud, põhjendades, et ajad on oi kui kehvad. Ehk ta tegelikult ei eita, et ta on teile võlgu, vaid lihtsalt on makseraskused ja makseraskuste põhjused me lihtsalt ei tea. No jah, ise ta väidab, et tema ostis selle firma koos maksuvõlgadega, et nüüd tema maksab maksuametile võlgasid, mis nüüd meie rahaga. Ja jah, see tal ta ainus põhjendus on selle asjale. Eelnevates telefonikõnedes palus proua Saaver jumalaga eeli, et me ei paneks asja suure kella külge, et ta maksab kohe võla ära. Andsime aega ja proua kinnitas, et kandiski raha Margusele üle. Kogu loo olekski võinud unustada, kuid raha Marguse arvele ei laekunud. Ja külmavereline proua keeldub jätkuvalt igasugustest selgitustest. Olge hea, palun olge hea, lõpetage ära, mul on tõsised töö tegemine aeg. Te teadsite seda, et me oleme selle probleemiga tegelemas, mis tõttu see pole teile mitte mingisugune üllatus. Te olete inimesele võlgu, kuidas te niimoodi saate käituda? Mina olen maksnud. Te olete meile valetanud, et te olete seda teinud. On teile valetanud, on mulle valetanud. Jah, miks te siis teete niimoodi? Rahaga on nagu väga lihtne. Aga mitte lõpuni. Palju katteta lubadusi. Aga ma olen maksanud niimoodi, aga kui te teete mulle pidevalt antireklaami, ma ei jõuagi maksma. Anja. Tõsis on kiire. Proua, nii need asjad ei käi Eestis täna. Uksed ja proua Saaveri suu jäävadki suletuks. Selline käitumine ei anna just aimu. Kas tegemist on raskustes sipleva ettevõtjaga, kellele võiks isegi kaasa tunda? Või on proua Saaver labane varganägu, kes ausaid talumehi lüpsab? Ja pöörame tähelepanu veel ka ühele kõnekale faktile. Möödunud sügisel sõitis see proua Venemaa päritolu vasstüüpi autoga. See Chrysler siin, ma arvan, et on kindlalt oluliselt rohkem väärt, mis on siis tekkinud ilmselt ka natukene teie sponsorlusega. Järgmise sammuna tahavad petta saanud talunikud asja kohtusse anda. Siinkohal tahakski öelda seda, et kui on veel teisi võlglasi, kellele proua Saaver võlgu on, siis võiks selle asja nagu kokku võtta ja siis oleks lõpptulemus parem. Kas peale kõike seda panete ka sellel kevadel kartuli maha? Ikka. Loodame, et tulevikus veab Margusel rohkem, kuigi ega seegi lugu veel lõppenud pole, sest võlgnik peab oma võla talumehele sellegi poolest ära maksma.
Selline sai siis tänane peaaegu action-filmi sugemetega lugu siin Rakveres. Inimesed, kui teile liiga tehakse, ärge olge allaheitlikud, nõudke omi õigusi, sest vastasel juhul jäävadki sellised firmad ja isikud tegutsema, kes teie ees võetud kohustusi mitte millekski ei pea ja teie rahaga iseenda elujärge